Tere tulemast Kadrioru parki! Ma mõtlesin, et ma tahan tulla õue istuma ja ma võtsin oma vesivärvid ja asjad kaasa, et äkki me istume siin õues natuke koos ja natuke maalime koos. Et ega te vist nagu väga ei näe, mida ma siin maalin, sest ma selle peale ei mõelnud. Aga äkki see on siuke tore asi, mida me saame niimoodi distantsilt koos teha. Te võtate ka, ma ei tea, oma maalimistarbed näiteks välja ja maalime kõik koos. Täna on üle pika aja ilus ilm ja päike paistab, seega ma kohe teadsin, et ma pean tulema õue, sest see suve lõpp on olnud, no on nagu on ja ega siin kunagi ei tea, et millal uuesti seda ilusat ilma saab. Sõbrannad maalisid ise sellise nagu, no siin oli tegelikult taim sees, mille ma ära suretasin, aga see on siuke Van Goghi maaling ise tehtud ja mõtlesin, et see sobib meie tänasesse teemasse väga ilusti, et sinna ma hakkan oma pinsleid kastma, panen natukene vett, võtsin kaasa, valame siia sisse. Mul on selle maalimisega siin tegelikult ka selline väike probleem, et enne siia tulemist ma ei vaadanud üldse oma tehnika akutaset ja praegu ma avastasin, et mul saab kaamera aku kohe tühjaks, noh selle jaoks mul on tegelikult teine nagu akuga kaasas, aga ka mu mikrofoni aku saab tühjaks. Et ma loodan, et me ikkagi saame siin veits hängida. Mul ei ole õrna aimugi, mida joonistada, et ma korra vaatan siin ringi siin Kadrioru pargis. No sealpool on pruskkaev, mis on ilus, aga ma ei oskaks seda maalida. Ma ei tea, kas vesivärvidega kritseldamise kohta üldse öeldakse maalimine või? Ma ei tea. Siin on mingi ilus puuke, mingid pingikesed. Äkki ma siis joonistan seda puud. See on siuke üksik. Ta on siuke pruunikas. No katsetame lihtsalt. Ega siin tegelikult ju mingeid reegleid ei ole. Ma lihtsalt tahtsin teiega jutustama ja maalima tulla. Mitte, et te väga muga siin kaasa rääkida saaksite, aga äkki te võite mulle kommentaarides teada anda, et mida te suvel tegite, kuidas teie suvi läks? Sest et noh, meil see suvi tegelikult oli nagu oli, on ju. Et kas meil üldse seda suve tegelikult oli? Ja eks ma sellepärast natuke siia õue praegu tulin ka, et sellest suvest viimast võtta. Tegelikult on september juba käes. Keeranud äkki niipidi. Ma ei mõtle üle, ma lihtsalt teen mingid nagu lehed siin niimoodi tupsutan, et see on nagu puu, on ju. Miks ma üldse vaatan seda puud? Nagu ma kavatseksin üks ühele seda puud joonistada, ma ei oska sellist asja. Ma ei ole sellises asjas üldse hea, nii et kui te arvate, et siit ma nüüd teengi mingi, et ma nüüd joonistangi seda Kadrioru puud, et te võtate selle pildi ja panete pärast niimoodi kõrvuti, et seal on Kadrioru puu, siis ärge seda oodake. Ma tahtsin lihtsalt natuke midagi hingele teha, tulla tegema. Mul on üldse, viimast videot vaatasite, siis te seal nägite vast ka mingeid siukseid asju, et ma siin sügisega nüüd nagu võtsin ennast kokku jälle ja nagu tõmbasin mingi rutiini käiku, aga ma olen ka hästi palju lihtsalt teinud hingele pai. Et mul on kuidagi tekkinud siuke tuhin, kuidagi ennast nagu, ma ei teagi, kuidas seda sõnastada, aga mulle on hakanud meeldima teha asju hingele. Ja ma isegi ei tea, kust see tulnud on, tegelikult mul on alati natukene nagu meeldinud niimoodi hingele pai teha. Aga noh, selles mõttes, et millest sa siit üldse räägid, mis kuidagi hingele pai tegemine on ju. Aga mida ma selle all mõtlen, et ongi just siuke, et ma olen käinud niimoodi õues maalimas, võtnud lihtsalt kätte, pakkinud oma asjad kaasa ja läinud kuskile õue istuma, et midagi nagu kätega teha. See on, ma tunnen hästi nagu kuidagi hingele abiks. Ma olen päevikut pidanud päris usinalt. Ma ei tea, raamatut olen siin lugenud suve jooksul kenasti ja päris palju, et see, eks ju, on midagi hingele. Et siukseid nagu, hingele pai teha on mulle meeldinud. See on olnud hästi tore. Mitte, et nüüd hästi poliitkorrektseks siin minna, aga võib-olla meie tänapäeva ühiskonnas on seda natuke puudu. Et inimesed unustavad enda ära. Enda perspektiivist juba tean, et hästi tore on alati teistele midagi teha ja hästi tore on olla people pleaser ja mida iganes. Aga niimoodi nagu enda hingele midagi teha on tegelikult väga tore. Et midagi, mida sul on endal tore teha. Et ma ju nüüd siin, muidugi tõin selle mingi maalimise ja värgi, aga kõigile ei meeldi maalida ja see on okei. Ma ei mõtlegi seda, et minge nüüd hakake maalima. Kuigi ma tegelikult selle video alguses täpselt seda ütlesingi, et maalima koos. Te ei pea. See on siin turvaline tsoon. Siin on vabadust olla sina ise. Ja vaata, ma tulin siia nagu enda hingele pai tegema ja kohe mu jutt on siuke spirituaalne ja mitte nüüd esoteeriline, aga see maailm, vaata. Et võtsin selle pinsli kätte ja kohe ma olen mingi tänapäeva maailmas. Inimestel on kogu aeg nii kiire. Calm down, girl. Ja võib-olla peaks näitama teile kohe korra, mida ma teinud olen. See oli päris hea otsus seda puud teha, sest seda on päris lihtne. Ma lihtsalt tupsutan ja teen mingit kuju nagu. Ja võib-olla saaks mingeid teisi värve ka lisada. Räägime siis natuke mu elust ka, mis ma siin toimetanud olen. Kui te mind Instas jälgite, siis võib-olla olete teadlikud, et ma sain jälle saatejuhiks. Et ma selles mõttes, et ma ei räägi sellest saatest teile väga midagi veel. See saade peaks novembris välja tulema, K3, ja siis te saate ise hakata iganädalaselt pilku peale viskama, et mis saadet me siis tegime. Aga ma võin teile nagu veits taustainfot jagada sellest poolest, et minu kogemusest seal, endast ma võin ikka rääkida. Eriti siin kanalil, ainult pläkutasid nii endast, räägi ainult endast muidugi. No tegelikult tehti uus saatejuhi ametipakkumine juba 2024 nagu lõpus või 2025 alguses. No millalgi sellel nagu külmal pimedal tarve peal
talveperioodil. Ma ütlesin ei sellele, et ma võin olla kaasatud selles saates mingil muul moel, aga et ma ei tunne, et ma tahaks saatejuht enam olla. Ja see oli kuidagi minu enda jaoks selline, et see saatejuht olemine oli hästi suur unistus mul hästi pikalt. Ja siis ma sain seda lõpuks teha ja ma tegin selle esimese korra ära ja see oli hästi nagu uus asi mu jaoks ja hästi siuke nagu teistsugune maailm ja pidin ennast pidevalt ületama ja pidin enda võib-olla ebakindlused nagu alla suruma, aga ma sain sellega hakkama ja ma sain sellega tublisti hakkama ja mulle meeldis seda teha. Ja siis mulle pakuti, et Sydney, kas sa tahad seda veel teist korda teha ja see oli nagu veel suurema unistuse täitumine, et ma sain seda veel teha ja siis ma sain seda kolmandat korda teha ja see oli lihtsalt nii nagu tore ja nii crazy ja mul oli nii hea meel alati seda saateid tehes ja ma olin nii nagu oma inimeste seltskonnas. Kui me võtame nagu kõige parema kaaslase, mida teie vaatajatena näete, on need osalised ja need osalised on ka mu kukununnud, mu tipsunupsud, mida mina seal saates näen, on see, mis telekasse ei jõua, ehk siis need inimesed seal kaadrite taga. See tegelik põhjus, miks ma neid saateid teen ja miks ma neid olen nii suure heameelega vastu võtnud. See seltskond, kellega ma sain seal kaamerate taga aega veeta, oli nii äge ja nii nagu selle vääriline. Selleks hetkeks, kui mulle pakuti siis uut saadet, see ei olnud enam kõige parem kaaslane ja ma kuidagi tundsin, et kõige parem kaaslane on olnud minu beebi. See on olnud ühe minu kõige suurema unistuse täitumine ja ma sain seda teha 3-kordselt ja 3 tundus täiesti nagu täitunud ring. Et see unistus on kuidagi nagu see ring on peale tehtud, et kas ma pean siis seda kuidagi veel nagu edasi ajama, et kas ma pean seda veel lüpsma ja siis ma ütlesin sellele ei, et ma ei taha saatejuht olla ja siis minu õnneks jumal tänatud, meie saatetiim ikkagi soovis mind saatejuhiks. Issand, kui tore ja nad küsisid mult uuesti, et Sydney, meil ikkagi, me ikkagi tahaks sind, appi kui tore, et nad ikkagi, et selle peale, et ma tegelikult ei ütlesin, nad ikkagi tundsid, et ei, Sydney ikkagi võiks siin olla ja nad tulid ja küsisid uuesti. Mina ei oleks kunagi julgenud, ma olen täpselt see inimene, et sa ütled mulle ei, selge, me ei räägi enam kunagi, ma ei paku sulle ühtegi asja mitte kunagi enam. Et ma kuidagi võtan hästi isiklikult kõik alati. Ja me tegime kõne ja nad seletasid mulle, et mis saatega on tegu ja ma olin kohe müüdud. Ma olin kohe lihtsalt mingi, jaa, muidugi me teeme. Nad rääkisid, et see saate meeskond on põhimõtteliselt sama, mis on ka meie kõige parema kaaslaste saadetel olnud. Ja see saate idee tundus mulle ka nii äge, et ma olin kohe mingi, jah, teeme, millal teeme, lihtsalt öelge. See saade, mida me filmisime, on vist mu kõige lemmikum teleprojekt, mis ma seni teinud olen. Ta on nii teistsugune, ta ei ole nagu kõige parem kaaslane. Sellel on kuidagi mingi uus hingamine see ja need inimesed, kes seal saates osalevad, on ka kuidagi nagu uue hingamisega. Kuigi ta on ikkagi nagu, tiim oli põhimõtteliselt sama seal saates, siis see saade lihtsalt, see on mu lemmiksaade, mis me teinud oleme ja ma ei kujuta ette praegu, et ma oleks selle nagu ära jätnud, et ma ei oleks seda teinud. Täiesti uskumatu mõelda, et ma isegi nagu tulin siukse asja peale, et ei öelda. Sydney, sa oled alati tahtnud teles olla, sa oled alati tahtnud saatejuht olla ja sa oled saanud seda teha maailma kõige parema ja ägedama võttetiimiga ja sulle antakse see võimalus uuesti, sa ütled ei, loll. Ma võib-olla sain ka mingisuguse uue arusaama läbi selle, et ma ikkagi seda saadet tegin. Selle poolest, et see minu saatejuhi roll ei pea olema, see ei pea piirduma ainult kõige parema kaaslasega. Et kõige parem kaaslane mu südameprojekt oli tõesti, siis see ei tähenda, et ülejäänud saated ei või südameprojektid olla. Ja ausalt öeldes ma ei hakka valetama, ma olen päris okk selles saate juhtimises. Ma saan oma tööga päris hästi hakkama. Miks siis nagu parandada ratast, see metafoor tegelikult vist ei käi selle situatsiooniga siin praegu üldse kokku, ausalt öeldes. Okei, see pruun praegu ei toimi siin peal. No ühesõnaga ma tegin puule tüve. Ja ma alati nendelt võtetelt ära tulles, ma olen alati parem inimene. Alati. Iga kui viimne kord, kui ma olen saatejuhi rollis olnud, siis ma tulen sealt ära palju mõistlikuma ja parema inimesega. Ma ei ütleks, et ma kuidagi nagu üldiselt halb inimene oleks. Taadi Frairil on üks siuke laul, mille sõnad on, et I didn't think I needed change, but it makes me glad to say that I'm somebody else now. Mulle hästi meeldib see loo sõnum, see on üks mu lemmikuid Taadi Frairi laule ka, sest et see on lihtsalt nii kuidagi ilusti sõnastatud. Ma olen tundnud ennast enamjaolt ikkagi nagu positiivse ja toreda inimesega, kelle seltskonnas on tore ja mugav olla, kes elab ja laseb elada teistel. Ma ei ole halb inimene, ma vähemalt ise tunnen nii, et ma olen päris norm inimene ja päris tore ka ja sõbralik ja viisakas ja humble. Ja siis ma käin nende saatevõtetel ja ma hängin endast vanemate inimestega, kes on ka toredad, 2 jalaga maa peal ja positiivsed ja kõik need head omadussõnad. Aga kuna nad on siin planeedil nii palju kauem olnud kui mina, ma saan
neilt nagu õppust võtta ja ma saan läbi nende areneda ja see on tore ja see meeldib mulle selle saatejuhi rolli juures kõige rohkem, et oleks see nagu mingi teine saatetiim, kes ütleks mulle, et näed, et teeme nagu telekat, siis ma ei tea, kas ma ütleks jah. See on pigem ikkagi nagu küsimus sellest tiimist, sest et ma tean, et ma arenen seal inimesena, ma arenen seal saatejuhina ja mida ma ikka nagu jaarutan. See on see, mis ma öelda tahan, on see, et mul on hea meel, et nende projektide kaudu ma olen alati tulnud nendest projektidest välja kui parem inimene. Ja ma ei tea, kas iga asjaga saab seda öelda, kas iga inimene saab iga oma projektiga seda öelda. Mina ei saa seda iga oma projektiga öelda, aga oma saatejuhi projektidega ma saan seda öelda, et ma ei tea, see on mu puuke. No ma tegin selle tüve jube paksu, sest mõtlesin, et sellel puhul ei ole nii paksu tüve. Üldiselt on ta päris norm ju. Ma peaks mingit taevast tegema. Unustasin täiesti ära mainida mingi asja, mis juhtus täpselt enne, kui ma selle kaamera käima panin. Ma räägin siin täiesti mingit lillu-lällu südant puistan teile, on ju. Teate, mis on kõige tähtsam uudis või? Täpselt enne, kui ma kaamera käima panin, tuli teade, et Justin Bieberi tuleb uus album. Swag 2, roosa esteetika. Ja mul on ka roosa puu. Ma olin täiesti Justini meelealus siin praegu enesele aru saamatagi. Räägime Justini esimesest albumist kõigepealt. Okei, Swag number 1. Ma lisan siia lehtedele mingit teist värviga, et ta nii ükstuine ei oleks. Ma hakkasin nagu heleroosat panema, aga seda ei ole siin ausalt öeldes väga näha, nii et sellel vist ei ole mõtet. Ja küll ma mõtlen midagi muud välja, aga ma räägin teiega ikkagi edasi. Justin Bieberi esimene album tuli välja siis, kui oli Beach Grind. Ja ma ei saanud nagu väga süveneda sellesse alguses, et ma ikkagi kuulasin tollel reedel, kui see välja tuli ja samal õhtul oli Beach Grind, on ju. Siis hommikul ma pidin tööd tegema ja siis ma töö tegemise kõrvale nagu kuulasin. Ma ei olnud päris kindel, mida ma sellest arvan. Ta ei olnud mu nagu lemmik Bieberi album. Ma arvan, et mu lemmik Bieberi album on Believe. See kuidagi juhatas mind hästi nagu sisse oma Bieberi erasse. Kuulasin siis seda Swagi ja ei osanud sellest kohe nagu midagi arvata. Ja ma ei olnud ka jõudnud väga süveneda. Et mul on muusika kuulamiseks alati vaja ikkagi 2 korda, ma ütleks, album läbi kuulata, enne kui ma päriselt saan öelda, mida ma arvan. Mulle meeldib natuke rohkem süveneda ja mitte see, et kuulasin ühe korra ära ja mingi ei tea, on ju. Järgmine päev siis oli Beach Grindi teine päev ja ma jälle ei olnud jõudnud väga sellesse albumisse süveneda. Ja siis meil oli plaadifirma töökaaslastega enne Beach Grindi pre-hang, kus olid ka Karl Killing ja William Trillem ja Ann Marlen küsivad mu käest, et Sydney, et mis sa siis Bieberi albumist arvad. Ja saate aru, ma ütlesin seal sihukest asja, et et see on kõige parem album, on ju, aga et ma pean seda ütlema, sest see on Justin Bieber, ma armastan Justin Bieberit terve oma hingega, on ju. Aga et mulle tegelikult väga ei meeldinud. Kui loll, kui rumaal. Ma ütlen sihukest asja staaride ees. Ja siis Karl Killing on seal mingi, et tema arust üks Bieberi parimaid projekte, millest tal on õigus. Vaata, Karlil võib-olla ei ole vaja süveneda nii palju kui mul, et nagu muusikast aru saada, sest et ta lihtsalt üdini elab hingat muusikat. Ma vahepeal joonistan ja värki ka, on ju. Teen hinge. Ja siis me rääkisime sellest, Karl rääkis, et inimesed ei saa sellest albumist veel aru, on ju, ja ta reaalselt rääkis seda mulle. Mina, Justin Bieber, nagu esifänn, nagu eluarmastus, mu esimene armastus oli Justin Bieber, mu eluarmastus on Justin Bieber ja ta peab mulle sihukest juttu rääkima, et inimesed ei saa veel sellest albumist aru ja nagu tal oli õigus. Aga enda kaitseks ma võin välja öelda seda, et ma lihtsalt ei saanud süveneda sellesse, sest Beach Grind oli ja mul oli vaja peol käia. Justin andis selle albumi natuke halval ajal välja. Peale Beach Grindi ma sain enda jaoks Bieberi albumi päriselt ette võtta ja ma kuulasin seda luupi peal. Oi, kui kaua. Ma kuulasin ainult Justin Bieberi albumit ja päris mõnda aega. Ükskõik, mis ma tegin, taustaks käis Swag. Ja see on üks imeilus album, mille sõnum on nii ilus ja kõik, millest ta seal räägib, on nii ilusti nagu öeldud. Justin Bieberi fännina sellest ajast saati, kui ta on olnud väike poiss ja olles temaga nagu suureks üles kasvanud, kuulda seda, kuidas ta laulab ja millest ta laulab ja ma ei jõua ära oodata, et homme Swag number 2 kuulata. Vaata, kui sa fännad kedagi, kes lihtsalt kaob ära ja ta lihtsalt ei tee mussi ja vahepeal teda lihtsalt üldse ei ole pildis või kui on, siis ta teeb midagi lolli ja terve internet lihtsalt kisub teda igast suunast ja siis sa oled seal mingi te ei saa aru, tal on ilmselgelt halvasti. Ärge kiusake Justinit, laske tal lihtsalt olla, leave Justin alone. Ja siis ta tuleb ja ta laseb sulle üllatusena full albumi ja mitte ainult sobib. Minu homne päev läks just nii palju paremaks tänu sellele, et Justin otsustas sihukese üllatuse meile teha. Ja võib-olla siis järgmises videos ma saan teiega natuke rääkida ka sellest, et mis ma siis sellest albumist arvasin. Et võib-olla kui ilmad veel ilusad on, äkki tuleme uuesti siia Kadrioru parki joonistama puid. Aga minu arust on päris ilus puu. Ma ei hakka valetama. No sihuke on see puu. Ja minu arust on päris ilus. Võib-olla natuke pruuni juurde panna, et seda puutüve nagu süvendada. Nii.
mul see varjutamine ses mõttes ei ole, et ma üritan siia ju küll praegu mingit varju teha, aga ma ei ole sellises asjas tegelikult väga hea. Mingi et valgus tuleb sealtpoolt, vari tuleb, ma ei oska seda. Meie puu on valmis, võib-olla peaks siia midagi juurde maalima ka. Ma võin rääkida oma teisest lemmikust praegu. David, D4VD. Ma olen otsinud Davidi kontserdile endaga inimest kaasa Rootsi. Ma olen terve oma sõpruse grupi läbi käinud, et kas te kuulate Davidit ja mitte keegi ei kuula Davidit ja mitte keegi neist isegi ei tea, kes see David on. What do you mean? What do you mean? Sa ei tea, kes David on. Ta on mu lemmik praegu. Ta on üks mu lemmikuid artiste praegu. Olnud päris mõnda aega juba. Ma ütleks mingi nagu aastakese. Ma lihtsalt ei räägi tast väga, sest keegi ei tea, kellest ma räägin, kui ma tema nagu teemaks võtan. Tal tuli täna uus laul välja, mis on Fortnite'i laul ja lisaks sellele, et ma armastan Davidit, armastan ka ma väga Fortnite'i. Nii et see oli täiesti imeline. Ma teen siia mingit taevast. Ma lihtsalt teen veega üle natuke, et nagu blendida seda ilusamini, aga whatever. Ma ei tea, ma teen mingit sinist tausta siia lihtsalt. Ja ma võib-olla ei peaks seda eetriaega siin päris täitma ka Davidi infoga, sest et nagu ma räägin, siis keegi ei tea, kes David on, aga mina olen Davidi andunud fänn ja ma lähen ta kontserdile oktoobris ja ma ei tea kellega, sest keegi ei taha muga sinna tulla. Ja üks ainuke inimene, kes nagu teab, kes David on ja oli nagu, et et okei on ja. Siis ma ütlesin talle, millal see kontsert on ja ta ütles, et ei, siis ei sobi. Käige teiega kõik metsa kuusele, ma ütlen teile ausalt ka. Teeme siis seda taevast, paneme siia sinist. Ma lihtsalt käin suht siukse hella käega nagu üle, nagu mingit värvi natuke siia tuua. Aga siukse nagu vesise pintsliga, et ma ei taha nagu väga tugevat. Ma kuidagi üritan blendida ja kui läheb laiali, siis läheb. Vaata, see ongi vesivärvide lõbu tegelikult, et sa ei tohi seda asja liiga tõsiselt võtta. Et kohe, kui sa hakkad nagu üle mõtlema ja tahad, et mingi asi nagu ühtemoodi välja näeb, siis sa ei saa. Niimoodi ei saa vesivärvidega maalida, sest et vesivärvid otsustavad ise, kuidas nemad su paberile tulevad. Ja kui sinul on nagu kindel visioon peas, et et ma tahan, et mu vesi, näed, millest ma räägin. Kui sina mõtledki, et et ma hakkan vesivärvidega siin maalima ja ma teen siukse asja, et ise ka ei usu, siis sa rikud oma päeva lihtsalt ära, siis sa ei tee enam midagi hingele. Käin üle selle alumise osa, et äkki ma saan natuke lihtsalt kuidagi blendida seda sinist siia alla ka. Juba siniseks läks ühest kohast, aga ei lase ennast häirida. Selles mõttes, et ma võin ju rääkida seda juttu, et ei tohi liiga tõsiselt asja võtta, aga nagu eks ma ise ka ikka võtan. Muidugi võtan. Teate, mul tuli ülihea teema praegu, millest teiega rääkida. Inimestest. Minuni jõudis alles nagu tegelikult suht hiljuti arusaam, et kõik siin maailmas keerleb inimeste ümber. Ma nüüd seletan teile lahti oma selle mõtte. Ma rääkisin vist taga kellestki või ma ei tea, kust see nagu, midagi analoogset ma tegin. Ühesõnaga, võib-olla ei olnud kõige meeldivam inimene. Ikkagi rääkisin halba kellestki, ma arvan. Ja siis mul on üks sõber, kes alati ütleb, et inimestest taga rääkimine ei ole otseselt halb asi, et see on nagu arutamine. Et sa arutad kellegi käitumist lihtsalt, et see ei ole alati taga rääkimine, muidugi oleneb, aga et sa just arutad, et sa arutad oma sõpradega ja inimestega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti see on siis arutamine mingil määral, eks see igasugune tagarääkimine kindlasti ei ole lihtsalt arutamine, seal on ka nagu õelutsemist taga. Aga millest me siis räägime? Kõik keerleb inimeste ümber. Me räägime teistest inimestest, me räägime teiste inimestega. Kui me midagi teeme, siis keegi inimene on selle teinud. Näiteks see paber, mida ma siin praegu on ja nagu maalin, need vesivärvid, seal on olnud inimene taga, kes tegi selle üldse valmis, et need vesivärvid siin minu ees oleksid. Teate, ma sain praegu aru, et ma ei oska seda mõtet üldse hästi edasi tuua, sest mul on nii palju öelda, aga nii vähe sõnu, kuidas seda öelda. Võib-olla selle nagu taustaks, kust see veel tuli, oli see, et huvitav, kui palju nagu inimesed minust räägivad. Räägime mu teisest mõtteprotsessist, mis üks hetk mu peast läbi käis. Et huvitav, kui palju nagu inimesed minust räägivad, nii et ma ei tea. Sest et mina räägin teistest inimestest väga palju. Ma ütleksin, et äkki 80% oma ajast ma räägin kellestki teisest. See ei ole tagarääkimine, see võib olla arutamine, aga see võib ka olla lihtsalt mingi, et käisin poes, seal oli siuke, ma ei tea, täiesti mingid ükstapuha mis asjad ja kuidagi ikka nagu mingis vestluses tulevad mingid nimed välja, et ma võin mingi hetk rääkida mingist täiesti lambist mõne oma sõbra, ma ei tea, vanaemast, kuidagi lihtsalt tuleb jutuks. Kui minu jutus juba tulevad teised inimesed, kellega ma nagu minimaalselt kokku puutun, tulevad teemaks, siis kui paljudel tuleme mina teemaks? Kui paljude juttudes nagu Sydney nimi läbi käib? Andke mulle all kommentaarides teada, kas te olete rääkinud oma sõpradega minust? Üliego puust hakkab mul siin olema praegu, tegelikult ei pea seda kommenteerima. Lihtsalt see on üks mõttekäik, mis mul tekkis. Võib-olla, et mitte seda nii nagu isekaks teha, siis mõelge nagu enda perspektiivist, et kui palju teie jutus tuleb teiste inimeste nimesid sisse ja siis, et huvitav, kui palju nagu ise enda nimi teiste juttu
sisse tuleb. Nii huvitav ja sa ei saa kunagi teada seda, kas ja kui palju keegi sinust räägib. Pärast ongi, et ma siin täiega olen mingi, väga palju must räägitakse ja mitte kellelgi üheski vestluses ei ole tulnud minu nime sisse lihtsalt, mitte kunagi. Keegi võib-olla mainib Sydney on mingi sassi Austraalias, ei ole käinud. Okei, kuulge, ma ei viitsi seda taevast siin maalida enam. Ega siit vist väga näha ei ole, et siin üldse taevast oleks. Hiljem, kui ta ära kuivab, siis see sinine peaks rohkem poppima. See on minu teos. Ma ei oskagi siia väga midagi muud juurde teha. Üks asi veel, Maria Rannaväli ütles oma ühes videos, et lõpetame jäppimise sõna kasutamise ja hakkame ütlema lobisemine. Ja mina olen sellest ajast saati seda teinud. Vahepeal on jäppimissõna nagu sisse lipsanud ja ausalt öeldes, ega ma tegelikult seda lobisemissõna ei ole kasutanud ka. Ma ei ole üldse lihtsalt lobisemisest ja jäppimisest rääkinud. Aga kui Maria oma videos seda ütles, siis ma otsustasin, et tal on õigus ja et me peaksime seda tõesti tegema. Me peaksime jäppimise asemel ütlema lobisemine ja üldse me peaksime rääkima natuke rohkem eesti keelt. See on ka üks asi, millega ma nagu üritan tööd teha enda kallal. Ega see ei õnnestu ses mõttes väga hästi. Võtame võib-olla lihtsalt sügisel koos kõik eesmärgiks natuke rohkem emakeelt rääkida. Okei, ma pakin oma asjad kokku ja ma lähen jalutan koju tagasi ja hakkan sööma. Aga mul oli täitsa tore lobisemissessioon siin teiega. Te võite mulle teada anda, et kas me peaks seda kordama, kas me peaks veel kuskil ilusas kohas istet võtma ja natuke lobisema. Andke teada. Tšau!